Mõelda vaid, kui paljud tänapäeva noored, kelle lapsepõlve kulges 2000-te alguses, on unest unistanud ja uneski näinud, et kui Mitsubishi Grandis tuleks tagasi, siis oleksid kindlasti lapsepõlve helged ajad, tagasi tuleks täielikult garanteeritud. Loodetavasti pole nendes meeletutes unenägudes nende noorte inimeste mõistuses olnud midagi liiga süntsutetut või kohatut, kuid samas lõi Mitsubishi Grandis kindlasti kustumatud lapsepõlve mälestusi, seega iga vallatungi mõte temast saab kindlasti andeks antud ja nüüd on see kauaoodatud päev kätte jõudnud. Grandis on tagasi. Mitsubishi Grandis on tõepoolest tagasi, aga nagu veidigi põgusama vaatluse põhjal selgub, ei ole tegemist mitte mingi juhi uue õige Grandisega, vaid sõna selge suurte sugulussidemete geneetilise koodi omava sarnasusega mõne Renault'ga ja siin puhul on tegemist Renault sümbioosi teisikuga. Tere tulemast taas kord kaasele oma naisluksele proovisõidule. Näeb tema disainilt on tal ikkagi tehtud mõningaid muudatusi, et ei sarnaneda nii üks ühele Renault'le nagu ümber pakitud Mitsubishi ASX või Colt. Tema disaini tagatuled meenutavad isegi mõne kandi pealt natukene kadunud Mitsubishi Lancerit, kui väga kujutlusvõimel lendu lasta minna. Ees on tal olemas uhke Mitsubishi iluvõre ja radiaatorivõre, kuid see iluvõre on täielikult butafooria ja pole tegelikult funktsionaalne. Pagasruumi mahub talle 434 liitrit, aga pagasiruumi laadimisava on sama kõrge nagu Volvo X90. Tagaistujatel on jala ja pearuumi lahedalt, kuigi kõva plastikut on seal palju ja uksed on täiesti kõvast plastikust. Suur 10,25 tolline multimeediasüsteem ja sama suur digitaalne näidikupaneel rõõmustab sind paremas varustuses. Madalamas varustuses on tegemist aga 7-tollise paneeliga. Lisaks on aga roolisoojendus, elektrilised istmete soojendused, 360-kraadine kaamera ja isegi Bluetoothi ühendus, kõik asjad, mida tuleb otsida paremast varustusest ja see eeldab ka suuremat muidugi väljaminekut. Mootoriruum varustatakse tal 1,3 liitrise turboga laetud bensiinimootoriga, millel 104 kilovatti ehk 140 hobujõudu, millel omakorda 6-käiguline manuaalkäigukast või parema rahakoti olemasolu saab ka 7-käigulist automaatkäigukasti. See on kerghübriidmootor, aga olemas tal ka 1,8 liitrine vabalt hingav täishübriid bensiinimootor, millel aga kahtlaselt vähe jõudu, kõigest 80 kilovatti ehk 109 hobujõudu. Hinnad algavad tal 29 000 eurost, nii et siin on sinu mõttekoht, kas sa usud tõeliselt, et sinu unenäod on tõeksanud ja Grandis on tagasi, siis mine ja lao raha letti ja jäta ka korralik jootraha. Või kui sa niimoodi ikkagi ei suuda mõelda ja sul tekib kahtlane patune soov teda vaadates mõelda mõne Renault peale, siis ega sa seda Grandist endale soetama ei peagi. Selline oli selle korda naisluksele proovisõit, meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.